Ma arvan, et kõik on kunagi kasutanud näiteks taskulampi. Ja kui sa osutad taskulampi kuskile poole, siis sa näed, et taskulambi see valgus lähebki sinna, kuhu seda näitad. Ehk siis valgus levib sirgjooneliselt. See tähendab, et valgus näiteks ei hakka mingi sinka-vonka tegema või ei hakka vingerdama või näiteks, et sa näitad taskulampi seina poole ja siis märkad, et valgusvihk tekkis hoopis täiesti teise kohta kui sinna, kus sa näitasid. Ehk siis see, et valgus levib sirgjooneliselt, ma arvan, et on kõigile väga teada teadmine, et kõik teavad seda. Aga siis on üks teine põnev seadus, mis ma arvan, et tuleb paljudele hästi loomulikult, aga see on koolifüüsikas sees ja see on peegeldumise seadus. Ehk siis valguse peegeldumisel on peegeldumisnurk võrdne langemisnurgaga. Ja mida see tähendab? On lihtsalt see, et kui sul tuleb mingisugune valgus, ütleme, mul tuleb siin mingi oranž valgus, siin on mingisugune taskulamp või kes iganes on ju, näitab siin mingi valgusallikas on ju. Nii, ja nüüd ta langes peegelpinnale. Tuli siit valgus, jõudis siia, jõudis peegelpinnani ja nüüd ta peegeldab. Ma arvan, kõik on näinud seda, et kui nad näitavad valgust mingisugusele hästi-hästi siledale pinnale, siis see valgus sealt ka tagasi mingil määral peegeldub. Näiteks mingi plastikust, mingisugune tahvel või mingi metallist selline plaat või vahel on mingi õpikukaaned on ka sellised. Näiteks võib-olla, mis minu põhikoolis tehti, oli see, et välgutati nende, püüti nagu päikene selle päevikuga kinni ja siis näidati sellega seina peale selliseid laike. Et see on kõik peegeldumine. Ja peegelduda saab selliselt materjalilt, mis on hästi-hästi sile, sellepärast, et kui pind on konarlik, siis see valgus läheb seal nagu laiali, aga kui ta on sile, siis valgus saab koonduda ja minna koos järgmisesse kohta edasi. Ja nüüd see peegeldumisseadus, väga-väga lihtne, ütleb lihtsalt seda, et sama nurga all, kui see valgus siia langes, ta läheb siit ka edasi. Ehk siis tekib nagu selline V-tähe moodi kujund. Ehk siis kui valgus tuli sellise nurga all, siis ma saan võtta malli. Malli kasutamisel on nüüd oluline see, et me paneksime ta täpselt niimoodi, et 0 ja 180 on siin joone peal ja 90 on siin üleval. Mul on see natuke ebatäpne, sellepärast, et mul on mingi imelik internetist leitud mall, mida ma ei oska eriti kasutada. Ja nüüd on oluline koht ka see, et langemisnurk on siin. Langemisnurk on üks sõna. Vahel tähistatakse seda näiteks alfaga. Alfa on lihtsalt üks kreeka täht, mida sageli nurkade puhul kasutatakse. Ja siis nüüd tuleb mõõta ära see nurk. Põhimõtteliselt meil on vaja võtta vahe siit siiani. Ehk siis meil on 10, 20, 30, 40, 50. Ehk siis langemisnurk on 50 kraadi. Ja nüüd peegeldumisnurk peab tulema täpselt samasugune. Ehk siis 50 kraadi. Nii et ma teen peegeldumisnurga nüüd roosa värviga või tegelikult hele sinise värviga. Ma pean siit ka lugema. Ma pean siit võtma 50 kraadi sinna suunas. Ma võtan 1, 2, 3, 4, 5. Ja nüüd ma saan tõmmata sirge siit samast alumisest punktist. Tegelikult ma teen selle ka oranžiga, sest see sama nii-öelda valgus peegeldub läbi selle punkti. Ja nüüd me saame kirja ka panna siia selle, et see on peegeldumisnurk. See nurk siin on peegeldumisnurk. Peegeldumisnurk. Ja vahel seda siis märgitakse näiteks sellise tähega nagu gamma. Gamma on kreeka täht üks lihtsalt, millega sageli nurkasid tähistatakse. Võib-olla matemaatikast tuleb tuttav ette. Ja see on samuti siin 50 kraadi. Vahel pannakse siia ka beta, et see tegelikult ei ole oluline. Sa võid nurga tähistada ükskõik mis sümboliga, kui sa tahad. Lihtsalt see on asi, mida tavaliselt tehakse, nii kui sa seda kuskil näed, siis ära ehmu. Nii et see on see, kuidas saab kasutada peegeldumisseadust. Peegeldumisseadusega on tegelikult ka üks äge rakendus, mida ma kohe näitan. On selline veebileht, kus sul on selline laser. Saad selle käima panna, sa saad selle värvi kõiki asju muuta. Ja sa saad, kui sa paned selle mingi nurga alla,
sa saad siin võtta malli ja mõõta ka ära, et näiteks, et ütleme, et see peegeldub 60 kraadi all, siis ta siit peegeldub täpselt samamoodi tagasi teiselt poolt. Või kui sa paned niimoodi, siis peegeldub täpselt samamoodi teiselt poolt tagasi. Ja siin on isegi selline nupp, kus saab panna, et ta ise ütleks sulle, mis need nurgakraadid on, et ei pea käsitsi siis mõõtma. Et selline äge tööriist. Põhimõtteliselt väga loogiline, samamoodi nagu ta langeb, samamoodi ta ka peegeldab ära. Välja arvatud siis, kui meil on väga imelik pind, mingi krobeline pind. Kui meil on krobeline pind ja valgus sinna peale langeb, siis mis tal juhtub on see, et ta ei saa nagu, tal ei ole siledat pinda, mida mööda nagu ära peegelda, nii et ta läheb mingis suvalises suunas. Näiteks ta võib tulla siit ja siis ta võib isegi minna sinna suunas, sellepärast, et seal oli mingi konarus, mis nii-öelda talle ette jäi, mis muutis ta liikumise suunda või näiteks ta läheb siia ja siis läheb täiesti teise nurga all või läheb siia ja siis läheb niimoodi. Et selliste krobeliste pindade kohta öeldakse, et see on matt pind. Matt. Ehk siis ta on nagu krobeline ja tavaliselt ta ei läigi ka niimoodi nagu näiteks mingi peegeldav pind, et vahel müüakse poes ka sellist värvi, spreivärvidest, kui sa lähed, siis on selline glossi ja siis on selline matt, mida sa saad osta ja siis mattpind lihtsalt ei sära nii palju, ehk siis sellepärast ta ei sära, et ta peegeldab seda valgus niimoodi hajusalt, et ta ajab selle valguskiire niimoodi laiali. Et kui sul tuleks näiteks näitad mattpinnale taskulambist valgust, siis kõik see valgus ei peegeldu samas suunas tagasi, vaid mis juhtub on hoopis see, et kõik see hajub niimoodi erinevates suundades laiali, mistõttu ta ei ole ka nii särav nagu mingisugused sellised muud peegelduvamad pinnad. Nii et jah, see on valguse sirgjooneline levimine ja peegeldumine.